Nii, tervist, mina olen Illar Kohvinevalt ja ma olen siin nüüd taas Tartus jälle. Täna on 7. september, on ka meie supertähe Marju Välliku sünnipäev, aga täna on ka paarissoodi Jaak Tartus suur suvelõpu Simman. Ja kes see muu on eestvedaja, ikka Tiit Seiki, nii et uurime siis Seikilt ka, et kuidas sa siis siiamaani ka elanud oled ja kuidas sul läinud on? No mis siin ikka on ju, töö ja töö on ju nii, et tegelikult on muusikatöös ikka see oma võlud ja neid tegemisi on nii palju, et tuleb nagu püüda ikkagi hakkama saada. Kuidas see raadioga, kas raadio hakkab ka tööle millalgi või? Eks näitab seda tulevik, et ei jõua nagu kõiki asju teha ja üksinda jah, et hakkas see juba nagu pereelu häirima. No, muidugi. Tuleme võtma siukene otsus vastu, et kes nagu aja seisma paneme. Aga räägi siis, kes täna nagu siis esinejatest on, noh, Illar Kohv on üks esineja muidugi, aga kes teised on? Meil on fantastiline seltskond on seal teol koha peal, et meil on ju rahvabänd, ansambel Viis Voice, et hästi tore ja südamlik Aino isiklikult lava peal rahvast tantsutamas ja siis muidugi ka võrratult äge niisugune tütarlaste ansambel Viva la Vita, kes on teinud ka siin väga head koostööd meiega ja ütleme, ma usun, et ka nemad on tulevikus vaatad rahvabändi saates suursoosikud, kui neile võimalus antakse. Aga oli ka Kasatšoki Jüri seal kirjas, et kuidas temaga lugu on? Kasatšoki Jüriga on nüüd siukene asi, et ta lubas mulle helistada, kui ta Tartusse jõuab. Nii. Äkki ta juba helistab. Ta ei ole praegu veel niimoodi ise helistanud ja tal on telefon välja lülitatud. Nii. Et see ei ole seekene. Et ja siis kindlasti ju on meil ju popstar Raits. Jaa. Et see on uus tulija, ütleme praktiliselt, aga ta on ka tõusel täht, et tal on omaette tämber, tal on kõik staariks vajalik olemas, siukene hoiak, siukene eese hinnang, et ma kujutan ette, et tegelikult... Ja võta üks plaat ka näita, uut plaati ka. Jaa, et sai valmis nüüd see plaat, jah. Et siin nüüd plaadid praegu hetkel on, need plaadid tulevad minu õhtul kaasa. Näitab hästi lähedalt ka. Saab nüüd seal osta. Näitab need lugude pealkirjasid ka siin hästi lähedalt ja sõnakäes näitab plaadi pealist ilusti, näed suvelõpu Simman. Kui kaua see plaadi tegemine nagu siis aega võttis või mismoodi? Üllatav oli see, et kõigilt osalejatel, kellest ma loa küsisin, kõik andsid ka jaa sõna. Samamoodi just Ergo andis sulle loa. Jaa, Aiamaja laul on peal ja... Tervitame Ergot ja täname selles suhtes, et see Aiamaja laul... Ergole tervitatud. Lõpuks sai ka ütleme plaadi peale. Ja siis on see plaat ju hästi suviselt lahe. Seina muusikat ja leidub kõigile. Nii täna on see suvelõpu Simman. Aga mis on nüüd nagu tulevased plaadid, sul vist juba järgmine üritus on ka nagu juba välja... 2 nädala pärast on lihtsalt tantsupidu ehk see retroparti. See on ka Sadiagis, aga muidu on siin erapeod, et käib mööda Eestimaad ja niimoodi need peod ja üritused siin toimivad. Kas jõuludest on ka midagi ette ja planeeritud ja natuke vara rääkida sellest? No jõuludest ütleme kuupäev on enam-vähem seal ütleme paika peaaegu panemas, et seal on nagu midagi veel puudu. Aga kindlasti midagi teeme ja miks mitte siis ütleme, kui väga hästi läheb, siis on seal juba esinemas üllatusartist. 90. lõpus, 2000 alguses kõige kuulsam ju meil oli ju Arne Toksma. Jaa. Et äkki õnnestub tema sinna saada. Ja kusjuures täna me teeme ka uue laulu Teel Lätti, mille sõnade autor on Eiki Ainsalu isiklikult ja sõnaga. Kuidas selle laulu need sõnad idee sündis nagu? No aga tegelikult vaata, ütleme, siin on ju kõik terve Eestimaa käib ju Lätis. Alkoholitoob. Ja Eesti riik tõstab makse, kaua võib meil nii. Et isegi Kihnu Virve vaata pidas enda juubelit, aga tõi alkoholi Lätist. Et no praktiliselt mina isiklikult käin ju võib-olla aastas korra Lätis, ütleme endal juubelil joogid tõin ka seal. Nii. Et aga ütleme praktiliselt lähed poodi ikka ju pereinimene, mille pealt sa kokku hoiad, ise enda õlle pealt. No võt. Sest ütleme, tahad ikka võle õlle võtta, vaatad, kurat, hinnad on tõesti nii kallid, on ju, no jätad selle ostmata, on ju, no. Et ma saan täitsa aru, miks inimesed Lätist toovad alkoholi, sest Eesti riik on selle niimoodi teinud, et aga samas
on Eesti riik ise kaotaja. No loomulikult. Et kui palju makse jääb ju riigil saamata sellega, et vaja hindu tõsta, et tõstame veel hindu. Ja tänu sellele see lugu ka sündis, et muidugi muusikaline taust oli mõeldud kuidagi teisiti. Aga ütleme, läks jälle natukene seal, ütleme, ajapuudusest valiku tegemiseks, siis sattus siukene taust ja täna õhtul siis me seda laulu esitame. Ja ma räägis ühe põneva loo veel, ma teada sain, et Tartu Kaubamaja Euronics müüakse elektripliit ilma juhtmeteta. Et see on ikka küll täitsa naljanumber, et kui sa ostad elektripliit ja ma käisin isiklikult, käisin Heiki Ainsaar, käisin täna Tartu Kaubamajas seal Euronicsis kaasas ja uurisin ja nemad ütlevad, et nemad midagi teha ei saa, aga see on juba ammu niimoodi. No kuidas saab olla selline asi, et müüvad elektripliidi ja ei ole elektri või seda juhet, mida nagu pistikusse panna, et noh, et 1. aprilli nali, aga see pidi olla nagu loomulik, et noh. Ja see ongi loomulik, et vaata, mina olen ka juba nii vana inimene, et ma sain naisega šokki sellest, kui me võtsime selle pliidi lahti pakendist ja mis puudus oli juhe, et siis seina panna. Me jooksime mõlemad nagu, noh, ütleme peartekanad seal, ütleme ümber selle elektripliidi, mõtlesime, et äkki on ta puutetundlik, et kõik kuskil niimoodi ei peagi seina panema. Et see oli Circus Barcelona on ju noh. Ja siis ma helistasin sinna Euronicsi infotelefonile, seal samamoodi öeldi, et no niimoodi hüüdi selles ei ole, et see ongi niimoodi Eesti Vabariik, et igal pool on nii. Ja kusjuures mina alguses Heiki juttu võtsin naljana, et kuidas siuke asi saab olla, aga kuna me käisime täna seal Tartu Kaubamaja Euronicsi osakonnas, siis öeldi täitsa tõsimeeli, et nii ta on. Ja kõige kurvem on muidugi see, et nad ei ütle ka, et vabandage, kas te tahate juhet kaasa osta, et see juhe puudub see. Ja täna siis saime ju küsida seda, et nüüd ütleme, et kas me juhet saame seal osta eraldi, et ma oleks nõus ka raha välja. No, aga ei olnud tõsta. Ja ei olnud ja aga seda juhet mööda. Ma ei tea, need Euronicsi kaupade toojad, need on vist ilma juhtmetata ise, et nad üksed kuradi, noh, ma ei oska öeldagi, mis asja nimi on. Igavene kiht, ütleme jällegi sündmus, et see on, ütleme, siukene meeldiv hetk elus. No vot, praegu siis nii palju, siis olgu Tiit Heiki Ainsalu tervitatud, mina olen Illar Kohv ja kohtume siis jälle peagi.